tere! Täna on selline suht tähtis päev meil, et on täitunud 100 subscribe'i meie YouTube'i channelil ja me teeme selle jaoks endale spetsiali. See tähendab, et me mängime Minecrafti Twilight Forest moodiga, õigemini minu kõrval on Robert, meie channeli üks omanikudest ja me teeme siis selle video ära. Robert mängib, paneme nimeks Minecraft Sub Special. Nii, see ei ole küll Minecraft Sub Special, see on YouTube Sub Special, aga point on selles, et ma panen hetkel selle sisse, sest et me võtame alustuseks endale asjad ja me teeme niimoodi, et me paneme endale game'iga, teeme selle portali valmis ja alustame sealt portalist mängimist. Aga alustame siis maailma. Et ma väga tänan teid kõiki suubide eest. Mina ka. Ja tõesti, väga tore on. Nii lühikese aega on juba täitunud 100 suumi meie kanali, see on tõesti päris suur summa. Me tegime ühe väikse muudatuse. Võib-olla seda on aru saada videost, aga ma ei usu, et selles on mingi probleem. Justes, kaldkriips, game mode 1 niimoodi. Ma teen portali valmis meile. Lilli, vesi ja teemant. Neile, kes veel ei tea, kuidas portalit teha. Oota, ma panen seda muusikat väiksemaks. Neile, kes ei tea, kuidas portalit teha. Teete Low. Tuim. Teete, näete, 2x2 2x2 blokk, 2x2 ruudu, täidate selle ümbert, võite muru jätta isegi sinna, täidate seente, lillede asjadega, vesi, viskate teemandi sisse ja voilà! Ja ma teen nüüd niimoodi, et ma võtan kohe asjad valmis meile, et mul oli plaanis teha teatud asjadega, et me võtaksime selle kaardi, ma arvan. Oli, eks? See. Ei, jep, võt see vist, ma arvan. See kaart. Võta 2 igast juhust. Ei, me ei võtaks. Me võtame selle kaardi, Fire Swordi, Fire Pickaxe'i ja siis me võtame endale sellise noobimaa armori päris asjadest. Seda noobiks me kutsume siis Ironit. Stack nooli, vibu, for safe. Niisama lõbu peab ikka ka olema, eks. Niimoodi. Siis me võtame siit ühe pimedas nägemise. Okei, 2, nii. Ja me võtame ka, mis meil vaja on, Robert? Põhimõtteliselt kõik, ma arvan. Sellest aitab. Võtan tortsi ka igaks juhuks. Nii, selline siis on meie inventory, starting pack, game mode. Panen 0 ja ma lasen siis vist Roberti kohe mängu. Üks hetk. Laen maastiku alla. Ja ma lasen nüüd Roberti. Iseenesest video tuleb meil 30 minutit vähemalt pikk. Nii et enjoy, please. Enjoy. Lihtsalt nautige. Nautige, kuidas Robert mängib. jah.
loebki. So sad. Ma panen korraks pausile ja laen ära. Nii, ja me oleme tagasi. Ja... Võite ei tehta. Näete, inventory on meil täiesti sama. Ja palun, Robert, mängi. Ja. Ja. Oih. Okei, muudus ära. Üks hetk, palun. Nii, me oleme tagasi. Tervist. Nii. Ja sündisime me siis suures raviinis meie Twilight Forestist ehk siis videviku mets. Ja siis jah, hakkame peale. Praegu ma arvan, et see video tuleb rohkem nagu, me näitame teile, mis mood see siuke on ja mis siin huvitavat on ja kohe joome selle öönägemise võlujoogi. Jah, poole parem. Siis me siis kaevame. Jah. See on päris hea kirka, kuna see automaatselt nagu sulatab kõike. Et väga hea asi. Ma arvan, Rass jätab ka descriptionisse selle moodi, et võite ise downloadida ja proovida. Päris huvitav. Ja see on muidugi lõpmatu kõik. Rass ära strippa. Läheb pekki. Ja okei. Rass läheb pekki. Ja see on siis meie videviku mets. Kas te palun saaksite ühe hetke oodata? Ma seadistan ruttu ära mängu. Ma panen helede peale. Ja... Tere! Ja siis siin metsas on vist 5 erinevat bioomi. Ja kõik need bioomid on väga lahedad ja see on põhimõtteliselt nagu uus Minecraft. Ja jah, see on siis meil hirv, ma ei tea, mingi till. Ja jah. Siis te mõtlete, et mis meil siin seal mingi map on seal, mingi kaart, et mingi blank magic map on kirjas. Aga mina ütlen teile, et see on meil Johaidi. See on meil kaart. See on meil kaart videviku metsa peale. Siin on 3 erinevat bossi ja siin on üks neist. See on tema nimi on Naga. Leidsid Naga või? Jaa. Otse seal raviini juures. See on siis Naga ja alguses ma siis aktiveerin selle. Naga oli vist kõige hullem või? Jaa, see oli kõige hullem. Et Naga on jah, siuke väga tugev boss ja päris raske oli temaga võidelda, kui ma viimati temaga võitlesin. Ja siis avasime kaardi. Siin te näete meid mingisugusena väiksena punktikesena ja otse meie juures on siuke pilt ja see on Naga. See on Naga. Ja ma arvan, et me isegi alustame sellega, et teeme selle Nagale ära. Ja lähme siis. Siin vist ei ole. Nii, seal ta ongi. Mingi lagid, Rass. Okei, see oli mõttetu tegu. Ma suren. Appi. Peitu. See oli väga
mõttetu tegevus. Rass, meil pole sööki. Üks probleem. Nii, siin on meil söök. Jah, igatahes te nägite, missugune see naaga välja näeb, aga see oli tõesti väga hull ja mõttetu tegevus, mis ma tegin. Ja see kirka on tegelikult isegi nii lahe, et vaadake, et see puust teeb isegi black kouli. Jah, tavaline koul. Puusüsi, jah. Puukoul. Ja siin on, näete, varblased ja igast. Siis, jah, see on meil videviku mets ja liigume edasi. Ma ei tea, äkki lõpupoole paneme game moodi peale, et üsna raske on niimoodi selgitada. Rass. Paneme äkki lõpupoole game moodi peale. Mille jaoks? No, ma ei tea. Ma ei jõua vist kõik need bioomid ära näidata, kui ma jalgsi lähen. Ei jõua küll. Okei. Joh, ei tea. Rassil on mingid läägid suht, on ju. Ja see on vist tavaline bioom, ma täpselt ei tea, mis bioom see on. Aga jah. Näete, seal on 2 kuningat ja neid nimetatakse, noh, inglise keeles on see Twilight Lich. Igastahes, ma ei tea, mina hüüan neid kuningat. Ei ole mingi vampiir, Rass. Ja, Rass on siin nii troll inimene. Jah, me siis liigume. Ja see on väga hea mood, et siin põhimõtteliselt, noh, siin samuti update itakse seda moodi hästi tihti ja kogu aeg tuleb igast juurde ja no see on nagu uus Minecraft. Ma ei tea, kas ma olen seda öelnud. Igastahes. See jah, lihtsalt uus Minecraft. Ja ma ei tea, Rass, tule ka midagi räägi. Ma olen mingi igav sellist igavleda. Jah. Te mõtlete, et see on mingi igav vä? Mingi igav 100 suuvi special. Jou! Aga mina ütlen teile, teate mis see? Ma tapan selle lamba ära. Aga teate inimesed, mis on? Kuna siin mängus survivaliga niimoodi, ma ei tea, päris igav on, siis me paneme game'i peale. Jah. Ja hakkame mängima korralikult. Ja läheb. Võtame mis kaardi kätte ja mina räägin teile kõikidest nendest bossidest, bioomidest, kõik mis ma leian. Ja siit te kohe näete Regeneration. Nüüd läheme. Okei, ma lähen. Ja siit te kohe näete, tada! See on suur litši kuning. Loss. Ja mis me näeme, kui me jõuame selle tippu? Me näeme, et siin on tegelikult, näed, palun, siin on testid. Wow. Siin on tõesti, noh. Mis potion see oli? Äkki läheb vaja? Mis potion? See oli mingi. Oli või? Ma lootsin, et oli. Ja, okei, fail, minu fail. Kohe näete. Ja kui me läheme siit alla, siis me näeme, tadam! Siit tuleb meie Lich. Ja see on Twilight Lich. Teda põhimõtteliselt mõõgaga ei olegi võimalik tappa. Teda saab tappa ainult kas tema enda nende, jah, näete nendele kuradi ma keppidega. Ja siis, et
selleks on meil vaja siukest asja, skipter. See tuleb dropilt selle liši käest ja sellega saab ta, näete neid, kuradi asjandused ära lüüa. Ja siis ta spawnis zombisid, ta spawnib igast sitta. Ja ma ei tea, varsti ta võtab enda mõõga kätte ja siis me saame teda tappa. Et johhaidi need zombid. Et jah. No, kohe tapame ta ära. Näed, kõik, tapsime ta ära. Ja mis me siit tahame? Me saame üsna hulk asju ja vaadake. Tadaan, tadaan. Ja tema käest tegelikult saab jumala häid asju. Näete, just seal saime selle junni seal. Ja põhimõtteliselt see ei ole kõik, aga kuna aeg läheb ja me liigume edasi. Ma näitan teile järgmiseid bioome. Ja liigume siis otse. Liigume otse. Ja siin on kokku vist 4 bossi. On ju Rass? Jah. Et kokku on siin 4 bossi ja üks on nendest Naga, Lich, no see, keda me just tapsime. Naga oli see, keda me üritasime tappa, aga me ikka ei tapnud. Ja Kidra. Ja see mingi seene kuningas või. Ja siit te näete mingit imelikku asjandust. Ausalt öeldes seda põhimõtteliselt lõhkuda eriti nagu ei saa, kuna mis asja, kuna rassi regeneration on nii mõttetu ja nii. See on siuke ausalt öeldes siuke väga imelik. Ma ei tea, siit ei saa midagi leida, aga ma arvan, siia update itakse midagi juurde. Ja näete neid uksi, kui me vajutame selle peal parema klikiga, siis see kõik avaneb. Imeliku häälega, aga see avaneb. Ja lihtsalt siuksed on siin paar uksi ja põhimõtteliselt on kõik nagu midagi siukest ilget erilist. Ja palun, see on meil siis bioom ja seda nimetatakse no igastahes see on lihtsalt siuke üks suur mets, mis on ühe suure siukse katte all. Ja siit alt leiab, ma olen leidnud koeri. No siin on tegelikult, siin on hästi pime. Ma lihtsalt panin selle potioni peale. Näete nahkhiired ja nahkhiired leidub ka taolis mainis. Näete, siin on mingid segased seened narkomaanide jaoks. Ja põhimõtteliselt siin on kõik. Ja siis on veel meil, lähme edasi otsima. Me liigume üldse vales suunas. Rass. Räägi mulle, mis sul juhtus? Ma tahan küsida. Ja, tere, küsi minult. Kus on see labürint? Saad... Mille labürint, jah? On see või? Mingi kanna. Okei. Ma panen praegu pausi peale ja... Me otsime üles labürindi ja näitame teile labürinti. Tervist! Ja siin me olemegi labürindi juures. Tegelikult see labürint kujutab endast paar spawnerit, kirstud ja põhimõtteliselt midagi erilist. Aga kirstudes leiab üsna lahedaid asju. Et tegelikult see labürint ei ole üldse nii raske. Siit võib igast asju leida, siukseid suht lampa asju.
ja näete vibusi, aga mõndades isegi labürintides on teemandeid. Et see on ma ei tea, väike, näete, siin on veel üks, siin on ka midagi erilist. Ja siin on veel üks spawner, mis kohe nagu spawnib kuirikoeru. Ja nagu nad hakkavad ründama sind iseenesest. Ja siin on võimalik diamond hole leida, et siin on üsna paljud asjad. Ja need diamond hole'd on kõik tegelikult väga mõttekad, sest et siin mängus on olemas ka, mis ta oli, uncrafting table või miski, kus sa saad siis hole teha, diamond hole teha siis 8 diamondiks ja 8 stickiks. Ja, et saate endale free diamondeid. Ja jah, see ei ole veel kõik. Jääge meiega. Ja ma ei saa õhku tõsta. Jah. Mis meil siis veel on? Rass, ära ime kõike, mida sa näed. Taust öeldes see mood on lihtsalt hiiglaslik ja ma ei tea, jõuame me teile selle poole tunniga kõike näidata, aga me näitame kõike, mida me suudame. Ja. Kuna täna on ju mis rass on täna? Makaronisalat või? Mis täna on? Rasmus? Ma ei tea. Rasmus, vasta mulle. Rasmus. Täna on 100 subscribe'i spetsiaal. Jaa, ma vist just märkasin seda, mida ma tahtsingi teile näidata. Põhiliselt. See on siis siuke väike mägi, mis näeb üsna siuke nagu, te ei näed praegult, kuna ma seisan selle jonni peal. Kui me kaevame siin all. Palun. Jumal. Et see on lihtsalt seda nimetatakse dungeoniks, kuna see on kuidagi väike dungeon. On siuksed hästi suuri, kus on palju spawnerid ja kaste, mitte otseses mõttes kaste, vaid neid vaimusi, kaste. Ja vaimud on ju. Ja mõndades nendest suurtematest on võimalik leida cheste ja arvate ära mis? Diamondid on võimalik leida suurtematest dungeonitest. Ja te just kuulsite mingist siukest imelist naeru. See on siis sapöör. Ta eriti midagi ei tee, aga kui neid on palju, siis on nagu suht raske nende vastu võidelda. Ja nad vahest loobivad sind isegi TNT-ga. Ma olen näinud. Jah, see on suht. See koht on üsna hea ja kõik. Sellest kohast on kõik. Liigume edasi. Edasi meil pole midagi. Mille selle suurema kinka juurde siis? Näete seal. Mille sinna? Jah. Näete, teine naaga. Ja naaga tähendab head asja, kuna naagalt saab tema nahka ja nahast saab teha juba lahedamaid asju. Ausalt öeldes ma ei tea, miks naaga on profim või teda on raskem leida ja tappa kui kidrad, kuna kidra tropib palju paremaid asju kui naaga. Jah, et kidra võiks olla palju raskem. Ja kidra sünnib, ma ei tea, kas meil õnnestub teda leida, aga ma ei usu, et eriti õnnestub, kuna kidra kinni. Silmad kinni. Okei, kidra on siis meil, sünnib ainult verelises bioomis, ta on vereline bioom, ta on lihtsalt siuke punakas. Ma ei tea, mis on ju. Ja jah. Näete, siin on siis veel üks suur
mägi. See tähendab, et kui te näete suurt mäed, siis mõtelge, et kõik see on, see tähendab teemant ja teemant. Palju teemandeid. Ja me liigume alla. Näete, palun, glowstone. Siin on, näete juba chestid, siuksed kaalikad. No. Teemad. Ja, vot see on, seda leidub ainult siukestes suurtemates. Ja see on väga hea asi. Et palun, siit te juba näete teemandid, lihtsalt neid on tõesti siin, neid võib ühest dungeonist kuni 40, kui te korralikult olete otsinud. Et näete, siin leidub kõike. See on lihtsalt, ma ei tea, näete emeraldid, siin leidub ka emeralde, siin leidub kõike, see on tõesti väga hea dungeon. Näete, vot see on uncraftiga table. Ja näiteks vaata, kas potionid saab ka uncraftida või? Ma ei usu. Ma ka ei usu, aga proovi. Ei saa. Näete, näiteks paneme selle. Ja saamegi 8. Kuigi see võtab kuna leveli, aga mitte palju. Oleneb asjast ka. Jah. Ja näita, mis see... Ja, see... Kuidas me seda nimetame? Megi... Lehvik, jah. Lehvik. See teeb siis nii, et te peate hüppama ja samal ajal vaatama paremat klikki. Ja te lendate. Aga te peate olema hästi ettevaatlik, kuna te võite niimoodi ära surra. Et kui te kaugelt. Et see aitab, sellel on 1000 kasutamist. Ja see on juba suhteliselt piisavalt, ma arvan. See on nagu pool teemad mõigast või ma ei tea, palju. Ei. No seda on päris palju, tegelikult. Ja, jah. Liigume siis teise koha juurde. Ja... Aga... me tuleme kohe tagasi, me otsime hüdra ja siis me näitame teile viimaseks asjaks, kuidas me tapame hüdra ära. Ja nii, ja me oleme tagasi, näete, üleval on hüdra elud juba isegi olemas ja me teeme selle viimase osa survivaliga. Ja muidugi vapše super armoris, aga noh. See ei ole let's play, see on Sayasubi special. Enjoy the video! Pau. Okei. Ja näete, see on lihtsalt hullumeelne. Fail. Jah, me failisime. Ma arvan, et nad tahavad, et me ei näitaks teile veel seda. Nad tahavad, et me teeksime Twilight Forest gameplay'd ja siis näiteks, kuidas me ta ära tapame. Ausalt öeldes ma ei tea, millal tuleb see ja oodake palun. Aga aitäh subscribe'imast, like'imast, kommenteerimast, häid kommenteid asju. Ja tšau! Ja taega sibul! Näeme järgmises videos. Head aega!